No tšau, räägime jälle natukene sagedusest. Miks inimesed ei muutu väga? Näiteks kui sa vaatad kedagi, ütleme mingi 40 või 50 aastast inimest, siis suurelt enamus osalt on see inimene selline, nagu ta oli 25-selt või 30-selt. Nagu et kui midagi väga katastroofilist inimese elus pole juhtunud, siis ta on samasugune ja et põhimõtteliselt on nagu sama rööbas, samad rööpad jah. Minevikus, mis meil selja taga on, mis oli eile ja mis tuleb homme, on enam-vähem samad mõtted, samad huvid, samad, noh, et kõik on nagu, ollakse nagu ühe joone peal ilusti jah. See on nagu, või saab vaadata, et üks kodusagedus või kodutasand, kus inimese keha, mõtted, tegevused, millisel tasandil nagu eksisteerib. Jah. Millises reaalsuses see inimene elab. Jah. Reeglina vabatahtlikult keegi midagi muutma ei hakka. Kui olukord sunnib, siis tavaliselt toimub mingisugune korrektuur. Vot. Aga nüüd miks ei muudet, turvaline on nagu turvaline, sul on nagu, et miks ma midagi pean muutma, kui kõik on turvaline ja me nagu mõistus otsib turvatunnet alati ja mõistus tahab sinna, kus on turvaline. Aga kui nüüd, miks siis vabatahtlikult ei muututa, on, et see on ebaturvaline ja nüüd on uus, nüüd on tundmatu maa, nüüd ei tea, mis saama hakkab. Ja siis see võib vaadata, et on nagu seiklus. Nii, ja kui inimese sagedus hakkab tõusma, ma ei tea, mis seda võib põhjustada esimene, nagu et jumal ise hakkab, nihutab, kuuleda. Erinevatel sagedustel inimene on erinev, teistsugune inimene on. Nagu teistsugune versioon, nagu teistsugune iseloom on inimesel. Erinevatel sagedustel see nii-öelda see, kelleks me inimesed ennast peavad, et see, mis iganes nad ennast peavad. Ja. Ütleme, et see, kes siin silmade taga on või see, kes see räägib ja see energia seal taga. See iseloom, see muutub erinevatel nii-öelda sagedustel, korustel, tasanditel on iseloom erinev. Siis võib tekkida vahest vaata selline olukord, kus on inimene arvab, et ta on nagu mingisugune bipolaarne või selline nagu mitu erinevat iseloomu ja et sagedus kõigub ja aga selle sageduse kõikumisega ka need iseloomud vahetuvad kogu aeg ja inimestel tekib segadus nagu kellega siin tegu on, nagu mis asi sa oled, kogu aeg sa muutud. Nagu kogu aeg, nagu et vahepeal oled selline, siis selline, kes hommikul ärkab, ei tea, kui homme hommikul toimub üllatus, milline inimene ärkab. No. Mis sagedusel sa ärkad, see sa oled, see iseloom sa oled. Ja, me tahame kõik, me arvame, meil on jah turvaline, et ütleme, et see on, ma ei tea, Igor või see on Juta seal. Ja nüüd ma tean, milline on Igor ja milline on Juta ja mul on mingi ettekujutus, millised nad on. Ja. Aga kui nende sagedus muutub, siis ei ole enam Igorit ega Jutat. Ja see keha võib olla sarnane, aga see, mis mõtted sellel kehal on, kehas ilmuvad, see, millised huvid sinna ilmuvad, see, milleks inimene võimeline on, see kõik muutub koos sagedusega. Ja seepärast ka, ja see on ka, et inimesed see mõistusele on ebaturvaline nii-öelda siis
püsivalt kodusageduse muutus. Nagu ta tahab hoida kogu aeg samas punktis või samasugusena nagu, et kõik oleks raamides. Seepärast ka väga inimesed ei muutunud, aga mis siis on nagu mis siis on kõige kõrgem sagedus, mida me saame nagu püüdma minna? jah, see on jällegi sümbol, nagu me peame mingeid sümboleid kasutama siin, et et ütleme nii, kõige kõrgemal sagedusel on nimi ja vali ise see nimi, mis sa tahad. Ja, aga mis teha nagu, mis peaks juhtuma, et sinna poole nagu liikuda? Ma arvan, alustada on mõistlik vaadata, et mis hoiab meid all ja mis hoiab meid madalal. Mis asi siis on? Hakata tuvastama, muutuda teadlikuks sellest, mis hoiab madalal. On see mingisugune hirm, on see mingisugune kellegile midagi andestamata, on see mingisugune viha, on see mingisugune ohvri suhtumine, on see, mis asi see on, mis on see vähene liikumine, on see ja neid asju on palju, mis hoiavad allpool ja kui hakata juba neid hakata nagu ära likvideerima, siis juba hakkab see sagedus tõusma, aga ma ütlen, see on nagu igal ühel oma vastutusel see, et sul terve reaalsus hakkab nagu, reaalsus hakkab värisema. Reaalsus hakkab värisema, nagu see väline, mis tundub füüsiline ja see hakkab voolima ennast, nagu ta hakkab ennast kohandama selle järgi, mis sinu sagedus on nagu. Ja kui sina hakkad hoidma stabiilselt kõrgemat sagedust, siis see väline pealtnäha füüsiline reaalsus, see hakkab oma korrektuure tegema, siis selle füüsilise sisse kuuluvad ka siis kõik, mis sulle tuttav on, ja see tähendab nagu surma, see tähendab, ta ei ole nagu, mis asi sureb ja see mõistuse pool, see senine tuttav mõistuse pool, kellena mõistus ennast näinud on. See hääl, see tuttav hääl su peas, ja, või kus iganes su teadvuses, kes arvab, et ta ongi see hääl, see hakkab muutuma nagu, see hakkab muutuma ja siis see võib olla ühesõnaga kõige tuttava surm ehk siis see sageduse muutus, miks seda ei juhtu, see tundub nagu enesetapp. Nagu vana ego, see mõistuse tahab hoida nendes raamides, kus sa oled olnud, kus on turvaline ja tuttav kõik. Sealt niisama lihtsalt isegi kui seal on piinarikas, ei tule need müürid ei tule maha nii lihtsalt nagu, et see mehhanism hoiab vägisi seal, see nähtamatu mehhanism hoiab vägisi meid kinni. Ei, oled samasugune. Kus sa lähed? Hakkas ära minema. Kuradi pusnes hakkas. Vaat mul. Ja.
jah, et see ei ole lihtne, kõik nagu see on nagu väga suur, juba ühe korruse võrra see kodusageduse muutmine on väga massiivselt peab see reaalsus ennast korrigeerima hakkama ja see on nagu suur samm. See on suur samm. Ja siis ta tähendab mõtlemist ta tähendab su elule, mis kõik muutuvad, noh. Kõik tuttavad ühendused, kogu infrastruktuur, kõik, kellega sa mingeid asju ajad, kellega sa räägid, millest sa räägid, kellega uued kõik, no see on nagu suur ettevõtmine. Minul on lihtne juba, minul on nagu, ma olen nagu vaba, ma olen nagu mul neid piire ei ole, mul on kõik vana infrastruktuur on põhimõtteliselt kõik maha lammutatud. Mul ei ole nagu midagi väga kaotada. See, et mind ei hoia väga kinni midagi. Mul ei ole neid hirme, mis enamus inimestel, mis kõik on paigas ja tugevalt fikseeritud. Mul on sellega kõik ühele poole saadud põhimõtteliselt. Mind viska kusagile metsa maha ilma mitte millegita ja vaata, mul südame rahudud, mul ei ole mingit muret. Et kõik on hästi, põhimõtteliselt kõik olukorrad, kuhu elu võib sättida, mul kõik on cool. Jah. Vot. Nii et võime siin rääkida küll, jah, nendest sageduse muutustest ja asjadest, aga see nõuab nii-öelda väga suurt seiklusjanu või et väga suur kopp ees oleks juba nagu ikka täiega kopp ees peab olema sellest, kus sa praegu oled nagu niimoodi peab siiber olema, et juba mul on juba pohhu, ma võin juba surra ka, mul nüüd läheb ja et enam nüüd aitab ja läheb, teeme ühe seikluse veel ja siis kui on nagu, siis on nagu selline, saad kontrollida oma pühendumist, noh. Või kui palju hirme on. Aga kui kõik on nagu enam-vähem selline jonksus, siis ja sellist väga suurt vajadust ega tahet ei ole, siis tõenäoliselt 20 aasta pärast oled samas kohas turvaliselt. Teed samu asju, mõtled samu mõtteid. Mis on okei. Kõik ei peagi ennast panema igast hulludesse olukordadesse. Ja siis lihtsalt üks hetk võtad need riided seljast ära uuesti, mis sul on, ma mõtlen selle keha ja kõik võtame. Lihtsalt teha seda. Ja siis saab teha nii-öelda aruka valiku. Kõik jääd.